Minu tunnistus saab olema võib-olla natukene teistsugune, ma ei räägi füüsilisest tervenemisest. Ausalt öeldes ma pean tunnistama, et mul ei olegi ühtegi sellist isiklikku kogemust, kus oleks mingid kondid raginal läinud palve peale paika. Mul ei ole põhjust kahelda nendes inimestes, kes seda tunnistavad, aga ma saan rääkida ainult oma tunnistust. Ma saan rääkida sellest, kuidas Jumal on sekkunud minu ellu. Ja seda tunnistust ei saa minult keegi ära võtta, sest see on kogemuslik. Ma kohtusin Jumalaga üle 30 aasta tagasi ülikooli ajal ja see oli üsna selline intensiivne aeg. Ma tegin kristlikku noortetööd, olin Eesti Evangeelsete Üliõpilaste Ühingu esimene töötegija ja see oli selline põnev aeg, ma võin tagantjärgi öelda, et me tegime tööd ärkamise keskel. Ma tulin Jumala juurde, kogesin teda oma toas täiesti üksinda, et koosolekuid tol ajal oli veel vähe ja selle palvega, et issand, kui sa oled, anna endast märku. Anna kuidagi moodi mulle teada, et ma võiksin mõista, missugune sa oled või kuidas sind tundma õppida. Ja ma võin teile kinnitada, kuidas ta kuuleb ja paneb tähele selliseid palveid. Õnneks mul oli millalgi hiljem oiduga paluda üks selline palve, et issand, kui ma peaks kuidagi kaduma minema või midagi valesti tegema, ära lase minust lahti. Ära kao ära, jää minu juurde, ka siis, kui ma sellele vastu sõdin. Ära pane seda sõdimist tähele. Täna ma siin seistes võin öelda, et Jumal on kuulnud seda palvet, kuigi vahepeal tundus teistmoodi. Ma olen üsna selline kärsitu loomuga tüüp, selline paras Eesti mees vist võib öelda. Kui ma mõtlesin, mida ma teile siin täna räägin, siis mul tuli meelde lapsepõlvest selline naljakas lugu. See oli esimeses klassis ja nagu esimeses klassis ikka tehakse mingit sellistes käsitöö mooditundides mingit selliseid rebimis- ja voltimisülesandeid. Ja ma olin sellist asja näinud, te teate, et selle sama A4 lehe saab ruudukujuliseks siis, kui te murrate ta tagasi ja lõikate selle ülejäänud serva ära, eks ole, kõik, kes on koolis voltimist ja lõikamist teinud, on seda ilmselt kogenud ja siis õpetaja jagas mingisugused värvilised paberid lastele laiali ja ütles, et voltige nüüd niimoodi see üks serv sinna teise vastu. Ja mina muidugi kohe kõigile ümberringi õpetasin, et et nüüd selge, et kui olete ära voltinud, siis lõigake ära see ülejäänud riba sealt, et siis saate paberi ruudukujuliseks kenasti. Aga see teema ei olnud üldse selles. Niipea, kui see õpetaja oli nagu selja keeranud ja midagi seal oma laua juures askeldanud, pooltel lastel olid need ribad ära lõigatud ja see tund oleks peaaegu aia taha läinud, sellepärast, et tegelikult see riba, mis oli seal all servas, oli selle voltimisülesande sõlmpunkt. Ja nii ka seal 30 aastat tagasi, võib-olla natuke vähem, see oli selline turbulentne aeg, kus kogu aeg oli mingi jama sellega, et raha pole. Ja siis ma mõtlesin, et no selge, aga siis ma hakkan siis raha teenima ja toon selle Jumalale ja kus siis on kõik äge ja saan teenida ja olla. Ja sealt see ärimaailm ja kõik see tavapärane maailm nimes mu endasse ära. Ma tahan öelda seda, et inimesed sageli mõtlevad, et Jumal on mingisugune suur vägi või mingi ebamäärane jõud. Jumal on isik nagu mina ja sina. Temaga saab rääkida, temaga saab asja ajada. Aga ta on väga õrn, kuigi ta on universumi looja, ta on väga võimas. Ta ei suru ennast kunagi vägisi peale. Ja nii ta järjest kaugenes ja kaugenes minu elust ja kuni ma olin lõpuks sellises olukorras, et
et ma ei saanud temaga enam suhelda, ma tundsin, et ta ei kuule mu palveid, ta ei vasta minule. Ja mulle tundus, et me kõik teame seda piiblikirja kohta, et otsige esiti Jumala riiki ja kõike muud te saate peale kauba. See Jumala riik on tihti nii ebamäärane, et kuidas me seda siis otsime. Palju lihtsam on seda kõike muud kangutada ja üritada esile tuua oma elus. Aga inimkond on ju korduvalt kogenud, et tegelikult nende lihtsate reeglite kõrval on üks teine palju peenem maailm. Ja me tihtilugu tahame mingisugust imet või üleloomulikust, elades selle asise maailma keskel, toimetades selle asise maailma toimetusi, tehes oma igapäevast tööd, makstes arveid. Ja siis, kui me oleme jõudnud ummikusse, siis me nagu hetkeks tõdeme, et see niisugune Newtoni füüsika enam ei kõlba, et me tahame nüüd valguse kiirusel liikuda, meil on vaja seda Einsteini füüsikat nüüd kohe siin ja praegu ja siis me nagu nõuame, et Jumal tee imet. Aga see ei ole selles füüsikalises maailmas alati võimalik. See, kuidas Jumal on puudutanud minu elu, see on olnud üks protsess. Siin samas Nõmmel toimuvad meeste hommikud, millest on palju räägitud ja ühel hetkel ma sattusin siia ja ma kuulsin siin ühte profeteeringut mulle. Sattusin selles mõttes, et võib öelda, et roomasin kulmude peal, sest kuskile mujale ma enam ei osanud minna. Ma olin oma suurepärasest juhi ja muust karjäärist jõudnud niisuguseks lihtsaks töömeheks, taksojuhiks, loobunud kõikidest igasugustest lepingutest, mis mul olid. Ja jõudsin siia ja siin mulle üks mees profeteeris. Ja profeteeris nii, et ta ütles, et näed, Jumal näeb sind niimoodi. Ja see, mis ta mulle rääkis, see olin täpselt see mina seal 30 aastat tagasi seal ülikooli ajal, minu nende unistuste ja nende mõtetega, mis mul seal siis olid. See oli niisugune rabav äratundmise moment. Kas tõesti Jumal näeb mind ikka veel sellisena? Mitte sellisena, nagu mina näen ennast selle füüsilise sebimise, selle maailma keskel, kus ma kuidagi moodi üritan maksta oma arveid. Kas Jumal ikka veel tahab minuga asja ajada? Ja ilmselt ta oli tähele pannud seda vaikset palvet, et ära jäta mind, aja minuga asja vaatamata sellele, kui ma ise kaklen ja võitlen selle vastu. Ja ta oli tähele pannud ka neid palveid, mis ma olin viimases hädas hüüdnud tema poole kuskil autos või üksi olles, et issand, kas on veel mingi variant, kas on veel mingi võimalus. Peale seda ma siis juhuslikult sattusingi siia meestekale. No võtke, kuidas tahate, kas see on Jumala palve vastus või ma juhuslikult sattusin siia meestekale. On ka palju konkreetsemaid selliseid vastuseid. Et kui ma olin selle profeteeringu ära kuulnud, siis ma panin sinna anonüümsete palvesoovide korvi ka sellise küsimuse, et issand, mis nüüd saab edasi. Ja niipea, kui ma olin selle sinna pannud, oli palve ära olnud ja pärast kohvipausi juures tuli mingi täiesti minu jaoks võõras mees minu juurde ja ütles mulle, et kuule, et kas sa oled Jumala käest küsinud, mis sinu elus edasi peab saama. Mul tuli see meelde, ma ütlesin, et olen küsinud, et no siis ta vastab sulle kohe. Ja kogu lugu. Ja sellised asjad juhtuvad siin pidevalt sellel meeste hommikul. Ja et kui sa oled küsinud, siis on kõik korras, et nüüd oota, nüüd vaata, nüüd hakkab juhtuma. Ja hakkaski juhtuma, et mina selline lihtne tööinimene, ma üsna peale seda, ma ei saa teile rääkida kõiki neid tunnistusi ära, loomulikult see jutt on palju pikem, sattusin asutama ühte kogudust.
ja Jumal andis mulle ülesande olla selle koguduse juhatuse esimees. 4 aastat kestis see teekond ja seal oli palju igasuguseid huvitavaid lugusid, mida ma võin jutustada eraldi ja pikemalt, aga jah, neid selliseid palvesoovide kuulmist või seda, kus ma olen kogenud ära, et näed, et nüüd Jumal puudutas minu elu. Ja neid on olnud mitmeid. Üks näide oli, kui ma palusin, et issand, ma ei ole väga tihti sinna palvesoove panda, aga mõned korrad ma olen ja panin sinna samasse sellesse korvi, et niisuguse kummalise sõnastusega mul kuskilt ei valutanud, aga ma tundsin, et mul on keeruline paastuda, et mu ainevahetus ei ole vist päris korras, minu kogust on seda ka näha. Ja panin sinna palvesoovi, et Jumal, kas sa aitaksid korrastada mu ainevahetuse niimoodi natukene kantseliitlikus sõnastuses. Ja kui ma siit olin ära sõitnud, ma elan siin üsna lähedal, ma sain telefonikõne minu perearsti õelt. Ma kinnitan teile, perearst ei ole väga aldis mulle helistama, ei ole seda aastakümneid teinud. Ja see perearsti õde ütles, et küsis mu nime ja see oli tundmatu number, isegi mul ei olnud seda telefonis, mõtlesin, et mis nüüd toimub, et kas see on mingi müügikõne või. Ja see perearsti õde ütles sükse kerge aktsendiga venelanna väga sõbralikult ja armsalt, et kuulge, et me peame teiega üks aeg kokku leppima, et kas te saaksite tulla analüüsi andma, et me peame uurima, kuidas teie ainevahetus toimib. Ja kujutad ette, need asjad niimoodi käivadki. Ja kuskil ma noorena ilmselt ootasin mingit tulikirja seina peal või mingisugust, ma ei tea, läkitust või asja. Aga tegelikult Jumal toimib vaikselt ja õrnalt meilt juhtides. See ei ole üldjuhul mingi kõuemürin ja paugutamine. See on vaikne tasakesi asjade korda panemine. Ja mitte selles järjekorras, nagu meie seda ootame, vaid selles järjekorras, nagu nad korda lähevad. Sest Jumal on meid loonud igat ühte ja ta täpselt teab, mis on korrast ära ja mis järjekorras seda tuleb korda panna. Nii on see ka minu elus juhtunud ja võin veel öelda siia lõppu, et see taksonduse, ma ei saa öelda karjäär, kuigi seal oli päris põnevaid aegu, aga see kõrberännak minu jaoks sai läbi, see oli väga vajalik kõrberännak. Jumal andis mulle uusi kliente, uusi lepinguid, uusi töökohti, millest ma ei hakka siin kõva häälega rääkima, aga igal ühel eraldi võin seda tunnistada. Täna ma töötan ühes pangas ja oma vanale erialal tagasi. Ja seesama kirjakoht, et otsige esiti Jumala riiki. Kas see Jumala riik on siis kadunud? Ei ole, aga see on teekond koos Jumalaga. See ei ole niimoodi, et ma tulen kuskile, ma ei tea, tuppa sisse siia kirikusaali ja mul on kõik kohe selge. Nii see ei ole. See on täpselt selle vastuvõtuvõime või vastuvõtu soovi piirides, mis inimesel on. Jumal tegutseb väga õrnalt ja väga osavõtlikult. Ja ta teab täpselt, mida järgmisena korda panna. Mis on see asi, mis on katki läinud võrreldes selle sinuga, kuidas ta on sind loonud oma plaanis. Ja niimoodi aste-astmelt, tükk-tükilt viib ta meid oma selle plaaniga või selle plaanitud meiega kooskõlla. Ja ma lõpetuseks ütleksin seda, mida ma juba alguses põgusalt puudutasin. Taaveti laul 34:9 ütleb, et maitske ja nähke, et issand on hea. Seda ei saa muidu teada, kui te järele proovite. Aga kui te palute selle palve, issand, luba mul sind kogeda, näita, milline sa oled. Oi, kui tähelepanelik ta selliste palvete suhtes on. Olge siis valmis maitsma ja nägema. Aitäh teile!